Võib ju arvata küll, et milleks on vaja universumisse neid sääski, nad on ju nii tüütud ja ebameeldivad ja kui neid ei oleks ju palju parem, kuid võib ju siis öelda, et aga kui neid ei oleks, kukuksid kokku ju ökosüsteemid ja igasugused toiduahelad, kuid sama võib öelda ka selle uue Renault sümbioosi kohta, milleks neid vaja on, milleks on veel vaja ühte linnamaasturit, ilma temata oleks palju parem, kuid siis võib öelda, et ilma temata, vaevalt, et ilma temata nüüd terve majandus kokku kukub, aga mingid inimesed jäävad ilma autodeta, kuid samas on teadlased öelnud, et tegelikult kui sääski ei oleks, siis saaks meie ökosüsteem sellest õige pea väga valutult üle ja parandaks ise oma haavad. Ja nii ma arvan, et on ka selle mõttetu sümbioosiga, kui teda ei oleks, siis ostaksid see endale ilmselt RAV4 ja eluaksid edasi. Küll aga on ta praegu olemas ja seetõttu tuleb meil see naisvõks proovisid ikkagi ära teha. Tere tulemast siis kaasa elama. On ta siis natukene suurem kui Captur, kuid natukene väiksem kui Austral ja tema esiosa disain on enam-vähem ja tagaosa disain on justkui selline, nagu oldaks soovitud disainida Kia Sportitsi, kuid on mingil hetkel on ikkagi vastakas kinni pandud ja tagaistujatel on jalaruumi enam-vähem ja pearuumi ka enam-vähem küll, aga on seal palju plastmassi nimelt ja puudub seal ka käetugi ja pagasiruumis on tal 434 liitri ja kui asju kuigi ja Nissan Qashqai mahub 50 liitri, aga igast täni sinna veel rohkem. Interiööris on olemas ka muidugi palju plastikut, kuid on seal olemas suur Google-põhine 10-tolline multimeediasüsteem ja juhtnuppudega kliimapaneel ja olemas seal 10-tolline digitaalne näidikupaneel ja uhked sellised alpine varustuse istmed, kuid samas peab arvestama sellega, et tagurduskaamera pildist pole võimalik mitte midagi näha ja küll aga on kindalaegad selleks täiesti üüratu, sealt saab ka mootorit ilusti puudutada ja olemas seal ka Erman Kardoni helisüsteem ja olemas seal ka vägagi äge panoramkatus, mida saab ise tumedaks teha ja eredamaks teha. Ja on tal olemas ka sõidurežiimid, kuid nende vahest eriti aru ei saa, selle tõttu, et tal on 1,6 liitrine bensiinimootor vabalt hingav ja on ta ühendatud hübriidajamiga, millest saab kokku 145 hobujõudu ja on tal ka elektrimootor koos ja öeldakse, et tal on nagu jalgratta käigukast ehk et 2 käiku on elektrimootorile ja 4 käiku siis päris autole sisepõlemismootorile, aga päriselus ongi nagu sõidaks jalgrattaga, et vahepeal oled väikse kiiruse peal ja kett tuleb kuidagi maha ja pead selle oma sümbioosiga tee äärde jääma ja vaatama, kuidas edasi saad elada, aga 30 000 algab tema hind, aga kui sa paned paar tuhat juurde, saad sa juba palju suuremat siibi ehk Australi. Selline oli sellekordne naisvõks proovisid ja kohtumidega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.